Eesti esimese saunameistrite Aufkussi meistrivõistlus on läbi. Seal oli 2 võimalust võita, ainult 2. Eesti meistriks sai Xenia, kaunis baleriini välimusega härja jõuga daam, aga see ei ole veel kõik. Siis olid seal igasugused ägedad tegelasi ja see teine kõva punt, kes mu kõrval praegu on, oi, see oli siis meeskond. Ja meeskonnas ei ole muud kui üks meie ainus viiking, Karl-Peeter ja 2 vapustavat daami, Brianna ja Johanna. Wow. Brianna, Johanna ja Karl-Peeter. Nii lihtne see oligi. Nii, need mehed ja naised lähevad meid kõiki esindama maailmameistrivõistlustele. No mis tunne on, tüdrukud? No väga hea tunne ikka. Väga äge. Ei oskagi sõnadesse panna praegu. Ja. Kuidas sina tunned? Väga võimsalt, lihtsalt... Ma ei oska rohkem öelda. Ma nägin sind pärast sinu esinemist, sul oli ikkagi täiesti pinge ja jalad käed värisesid. No näed, inimesed on nii pöörasid, siis kõik on nii äpid meie oma jopede peale, sellepärast, et kui juba eestlased lähevad, siis tegelikult lammutavad selle maailma ära, see on fakt. Aga ma nägin sind ja sa olid tegelikult päris nagu selles mõttes pinges, sa olid talle vigastada saanud päris kõvasti. Räägi kõik oma vigastused üle, nagu õigest õeline sportlane, mis juhtus? Enne minu esinemist ma sain siin juba peaproovis, sain ma kõrvetada kilbiga, siis reedel ma kukkusin, igastasin natuke küünarnukki, siis sain sauna ees omale astetud killu jalga ning täna siis oma show ajal juhtus see kõik. Sain ühesse jalga, kilp läks katki, sain kõrvetada ennast, püksid läksid katki veel, nii et kõik läks hästi, aga kogu show oli vapustav lihtsalt. No, nagu Eesti meest ei murra miski ja kui on nii kaunid daamid kõrval, kuidas teie see show idee tuli? Kes selle välja mõtles? Johanna oli ikkagi meil see põhiline, kes selle loo siis välja mõtleb. Äkki sa tahad öelda paar sõna? Jaa, mina armastan õudukaid ja kõik muusikavalik ja nii-öelda story ise on ka siis õudukatest välja mõeldud. No minu arust juba see reklaam siin, õudukad, killud jalas, jube dramaatiline kõik. Et kes ei ole seda kõike näinud, minge elamuspaa kodulehele, te näete kõik need show'd ära. Lapsed, ärge õhtul pärast 9 teie show'd vaadake, on nii, jah? Kindlasti soovitame mitte. Aga mis siis tunne on, kui sa mõtled tagasi nende hullude 3 päeva peale, te olete lihtsalt elanud saunas? Mis nagu kõige rohkem meelde jäi? No ega me ei ole ainult 3 päeva siin elanud, me oleme siin elanud ikka päris mitu kuud, ma ütleksin. Viimased 2 nädalat ikkagi igapäevaselt kohal olnud ja ikka ööseni hommikuni kella 5 proovid, valgustehnika, kõik peaproovid, et raske on olnud, aga see kõik on väärt seda. Kõik, mida tehakse esimest korda, ongi raske ja sellepärast on nii palju erilisem, et sellist asja siin Eestis esimest korda teha ongi nii hämmastav ja meie saime sellega hakkama. No ütle mulle, kui sa nüüd tagasi vaatad nende päevade peale, sa oled ju muidu ka igapäevaselt tööl, eks ju. Kas ei tule sihukest tunnet, et nüüd võtaks saunast vabaks sihukest peapidi lumme ja ei tuleks enam 3 kuud tagasi või? See on loll jutt, ma tahaks lihtsalt ainult praegu seisum sain niimoodi kõike juurde, ma tahaks ainult edasi teha praegu tõesti. Natuke pausi, aga muidu lihtsalt ma näeks 100-ga samamoodi edasi. No nagu ma aru saan, teie jääte nüüd eluks ajaks laulatatuks, sellepärast, et teil on vaja teha kõvasti proovi, sest olgem ausad, maailmameistrivõistlus tuleb lihtsalt kinni panna, on nii, jah? Puhkust meil ei tule. Puhkust tule, aga võit on käes. Nii, meessõnast ärgasarvist Viiking ütles ja Viiking teab, mis Viiking räägib. Igatahes palju õnne, te olete vapustavad. Ajalugu on tehtud ja elagu eestlased, seda on kuradiba kihvt rahvas.